Tere! Kutsume teid vaatama 2025. aasta esimest koolikaja ja soovime kogu kooliperele kordaminekuid, õnne ja õnnestumisi. Jaanuar on Haridusameti poolt välja kuulutatud tantsukuuks ja meie koolis algas see nii. Nägite 11. C-klassi korraldatud 39. kunsti- ja kultuurinädala Belgia avamisel esitatud tantsu. Nädalaüritustele saabus isegi kuningas koos kuningannaga. Seekord siiski küll gümnasistide kehastuses. Vaatame koos meenutusi ja toredaid hetki vahvast suursündmusest ning tuleb tõdeda, et programm oli rohkelt teadmisi andev, meeleolukas ja värvikirev, mida ilmestasid moedemonstratsioonid. Igahommikused telesaated, milles anti ülevaade Belgia eluolust, loodusest, toidukultuurist, muusikast, kunstist ja arhitektuurist. Lisaks elavad pildid Belgia ajaloost. Lähevad vaatama, kas on mõnda mitsinda kokku osta ja teistesse linnamisse ja teistesse riikidesse, teistele valitsejatele edasi minna. Vits tuleb palju. Brüsseli vits on kõige kuulsam vits üleüldse. Lasteetendused ja muidugi nädalat kokkuvõttev mälumäng 22 küsimust. Ja lõpuks suursugune finaal täissaalile, kus esietendus lavastus saatuslikud saladused. Pikemalt saab kunst- ja kultuurinädala programmi järelvaadata kooli kodulehelt. Tegusat toimetamist jagus jaanuarikuu kooliellu küllaga ja selleks, et kõik sündmused kajastatud saaksid, käisid 11. C-klassi tehnilise tiimi liikmed töövarjuks Kanal 2, kus vilistlasest peaprodutsent Martin Korjus tutvustas noortele põhjalikult teletööd ja kaasaegseid tehnilisi vahendeid, et meediapädevusi üha paremaks lihvida. 12. C-klassi abiturient Liisbeth Sehver kirjutas Postimehe rubriigis Noorte hääl arvamusloo õpilasfirmade programmist ja arendavatest õppetundidest, mida elus kindlasti praktikas vaja läheb. Televisiooni stuudios käisid värskeid uudiseid vahendamas Elinor Tänna ja Ernst Johannes Pae, samuti 12. C-st. Taas uus ja väärt kogemus. Jaanuaris oleme pisut rikkamad ka spordisaavutuste poolest. Pikemalt räägib sporditoimetaja Daniela Tuusis. Seekord mahtus spordikalendrisse kergejõustikku, jalgpalli, saalihokit kui ka glamuurset võistlustantsu. Jagati ka 2024. aasta meistritiitleid. Mitmevõistluse Eesti meistrivõistluste U16 vanuseklassis tuli 8. C-klassi õpilane Konrad Kruuse 4571 punktiga Eesti meistriks. Võistlused toimusid Lasnamäe kergejõustikuhallis. Audentese aasta sportvõimleja tiitli 2024 pälvis Miia-Marii Klaassen 6. A-klassist. Eesti meistrivõistluste lauatennises saavutas 4. B-klassi õpilane Norman Priisalm suurepärase teise koha. Kooli noored jalgpallurid Hugo Haavapuu, Aston Visse, Erik Sebastian Staff, Oliver Rajandi pälvisid 2024. aasta Eesti meistritiitli U16 vanuseklassis. Eesti koondis esines edukalt U19 saali jalgpalli meistrivõistluste eelvoorus ja pääses edasi EM-i põhiturniirile. Koondises mängib ka 10. C-klassi õpilane Remi Rilas Madisson. Kuristiku gümnaasiumis toimusid 4. kuni 5. klasside vahelised rahvaste pallivõistlused, kus meie kooli tütarlaste tiim saavutas 3. koha. Tulised lahingud toimusid aga gümnaasiumi saali hokivõistlustel, kus võidukarikale mängisid 12C ja 11C. Seekord jäi peale 11C.
Lõpetame saavutusega standardtantsu meistrivõistlustel, kus 7. A-klassi õpilane Rosanna Nurmsalu koos oma partneri Robert Peikiga saavutasid juunior 2 vanuseklassis suurepärase 2. koha. Edukat ja tulemuslikku spordiaasta jätku! Aitäh! Nagu kunstivaldkonna teema-aastale kohane, jätkame meiegi oma saadet kunstiradadel. Kooli kunstikonkursil selgusid kooliastmete parimad smurfide joonistajad. Enne aga vaatame, kuidas neid tegelasi tehniliselt õigesti teha. Nüüd vaatame õpilaste parimaid töid. Huvilistele infoks, et näitus konkursitöödest on 4. korrusel. Toompea lossis avadi näitus 101 modelli, mis portreteerib Riigikogu liikmeid õpilaste silme läbi. Ka sellel näitusel on meie kunstihuviliste põhikooliõpilaste 14 tööd esindatud. Ja mina olen 21. kooli õpetaja Ilmi Laur-Paist ja tahan öelda, et kui see idee mulle jõudis, siis olen väga Kristeliga nõus, et ta oli üks parast terapipart. Kuidas ma õpilastele serveerin, mismoodi see kõik läheks töösse. Ja siis ma avastasin, et kui pipar ära jahvatada, tuleb piparkook. Ja ma sain aru, kui äge mõte see on. See on nagu lihtsalt geniaalne. Nüüd avame pidulikult ürituste sarja Eesti raamat 500. 2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. Loodan, et meiegi väärtustades oma keelt ja kultuuri peame seda tähtaastat väärikalt, korraldades erinevaid sündmusi ja tegevusi. Humanitaarõppesuuna abituriendid lugesid igas klassiruumis ette oma valitud katkendi ühest Eesti kirjaniku teosest. Ning õpilasesinduse president Oskar Speek andis väikestele koolikaaslastele üle detsembrikuust alates kogutud raamatud, et täiendada lugemisvara Tartu maantee koolihoones. Aga meil on ju arvutid ja telefonid. Milleks need paberraamatud? No. Et targemaks saada ja aga telefoni lugedes võib ju ka samamoodi saab lugeda ja saab ka targemaks. Tänase saate lõpuks liigume ka moekunstimaailma, sest juba 7. aastat korraldas meie kooli korraldustiimi ettevõtlikud noored koolidevahelise moeshow Main Street, mille eesmärgiks on anda noortele võimalus näidata oma moeandeid ja lennukaid ideid nii kaaslastele kui professionaalidest moeloojatele, kohtunikele. 2025. aasta teemaks oli ajastu ja lavale astus 11 säravat kollektsiooni. Pinget ja meeleolu aitasid hoida muusikud Maria Kallastu ja Joonas FK. Main Street võitja on teie ees.